täpselt see, et ma ei saa liiga aeglaselt sõita. Ma lähen natuke kiiremini, sest et siis ma lähen äkki püsti ka siit läbi. Nüüd läks lihtsamaks. Näed, nüüd on adventure. Sest see on nii nagu, sa vaatad nagu ise ennast ja siis keegi on natuke parem, siis vaatad, et kurat, et ma vist saaks ka ikkagi hakkama. Kui keegi on just, jah. Tead, Tom on nagu siuke klassikaline austraallane, et ta on nagu tegelikult hästi lahke ja hästi siuke südamlik inimene, vähemalt need paar korda, kus ma teda näinud olen, et kui me Tarmoga oma tsikleid maha vaskasime, siis Tom alati tuli jooksuga kohe tõstma ja nii edasi, et tal ei olnud üldse seda, et mis te nii aeglased ja nii totakad siin olete. Õige käik on abiks. Esimene on nii lühike või? Mina metsast üristan ka ikka teisega enam nagu, et kui väga aeglaselt läheb, siis esimesega. Ma olen ka proovinud kolmandaga, et siis läheb nagu ja samas kolmandaga on jälle nii, et kurat, siis peab ikka jube suur kiirus olema juba. Et see hirm on ikkagi seinaks sees, et mõtle, et kurat, et kui ma siit nüüd maha tulen, et siis see ei ole hea päev. Sa siin oli hetkeks täitsa libe kohe. Vana raudteetamm, ma arvan. Ja ma vaatasin Notsu videoid sellest. Lugesin sealt kommentaariumist vist midagi selle kohta. Siin põrkab täitsa kenasti. Et mõnikord on vaja nagu sõrmedel ja varvastel neid asju kokku lugeda. Jaa. Jaa.
mul ka mitte, no ma jään juba sust maha. Ma tulen veel rahulikumalt. Ei no ma nii-öelda nii maha ei jää, aga ikka noh, see mu seal Tootsi juures see muda asi, see nagu õpetas, et kiirustada ei ole mõtet, siis oled külili. Ma lõpuks mul oli nagu hea tunne, et sai nagu hakkama saadud. Et me mõlemad tulime sealt läbi Tarmoga, aga seal oli selgelt tunda, et natukenegi parem rehv. Tõristajad. Nii tulen. Ja. Elu jälle on õpetanud, et kurdi rööpaga ei ole mõtet võidelda. Ja siis on lihtsalt see, et siis on tunne, et okei, mul on vaja sinna teise rööpasse saada, et see teine rööpas on tegelikult sama hull. Siin tuleb juba ajurakke ikka rakendada sul. Ega just pigem mõtlesin navigeerimise koha peal, et nagu nii palju teid läheb igale poole, et siis siin ma ei saa aidata ka, et minu kaardi peal nüüd ei ole enam ühtegi teed. Et mul on see Osmandi kaart ees. Ei noh. Ikka päris tihti kukkunud sellepärast, et ma olen kellegile liiga lähedal. Ja siis temal läheb nagu hetk aega ja siis mul enam hetk aega ei ole, et mul on sikkel külil, et mitte otsa sõita. Ma nagu mõtled selle peale, aga siis vahepeal on nagu sõitmisega nii kiire, et sa ei jõua üldse millelegi muule mõelda. Ja siis avastad, et oi.
seal oli. Kaardi pealt siit läheb tee. Võt, näed, nüüd läheb huvitavaks. Et kui ei ole enam kindel. Võt, siin oli siuke koht, kus ma oleks peaaegu külili olnud juba, sest et hoog oli liiga väike riiva jaoks. No siis lähme tagasi. See Annatee märgi probleem oli see, et see risttee oli teistsugune. Et sul oli seal nagu Annatee juures oli päris risttee, aga seal oli nagu viltused teed ristusid. Muidu ma selle pärast tulingi sinu juurde ja mõtlesin, et okei, et lähme sinna Annateed juurde, aga jah, see vist ei... See oli seal auk, kus oli mingi boks ka veel ees. Just. Nüüd siin natuke menetlemist. Ikka sain külili, aga üle sain. Ei, ma saan ta kenasti püst. Nii, ja üle sain, see oli kõige olulisem. See on, vaata, see ei oleks minu video, kui ma ei oleks korra vähemalt külili. Ikkagi sporti ka. Kõrtsus. Ei, nagu mul on vaata selliste kohtadega on täpselt nii, et sa korra nüüd sõitnud, sa teadsid, et sa oled vastik. Kas teine kord lähed, siis on... Aga ei noh, kõige olulisem oli see, et ma sain selle tsikli sealt üle, enne kui ma ta maha viskasin. Muidu oleks tüütum olnud. Siia poole on ju? Okei. Nii, ma lasen su siin mööda. Et siis sa saad jälle orienteeruda. Just, et hea on näha, et kui kolleeg läinud on. Kuigi noh, võib-olla kolleegil läks ka võssa. Ei, see on isegi minu rattaga mõnus. Kõige vastikum on libedus lihtsalt. Muda. Ja noh, liiv. On jah, sest kui ma vaatan sinu rehvi mustrit ja kui ma vaatan oma rehvi mustrit, siis sinu oma tundub parem.
see on et noh, võib-olla et kui sa oled kurdi mingi pro-leveli sõita, siis tõesti. Jah. Ei olegi. Suurepärane. No jah, lihtsalt see sissepööre oli nii võssa kasvanud, et tundus, et me läheme täitsa mitte kuhugile. See on kõik. Ma nii optimistlik ei ole, et mul saagi vaja läheb. Jah. Just. Kurat, mööda liiva üles sõita. Ja, see nagu võttis pulssi natuke kõrgemaks. Kurat, mäed on, no ma sõidan, aga nad on ikka hirmsad. Et mul on jälle, kuna mul on kosmoselaev, siis alla tulemine on jube lihtne selle tšekliga. Sest mul on nagu idioodi ABS, et tagumispidurit pole üldse vaja, esimese piduriga pidurdad, kõik teeb tsikkel ise. Aga üles ei ole nii lihtne. Mehega jumala mõnus on. Sest eelmine aasta ma ainult kobistasin, kukkusin, ropendasin, vandusin, et kisasin endale, tõuse püsti. Aga vaat nüüd see aasta käis klõps ära märtsis ja siis ma hakkasin nagu päriselt sõitma. Et nüüd on see juba nagu äge. Eelmine aasta ma ainult kartsin seda kõike, oli ainult hirm. Kokkuvõttes on see, et mootorratas tahab üldiselt otse minna, et sina ise ajad teda võssa. Suure tsekliga ma sain sellest eriti hästi aru, et kuna ta on nii raske, siis tal on nagu, kui sa annad talle selle kineetilise energia kätte, siis ta ikka läheb sinna otse, et mis iganes seal ees on, et ta sõidab sellest enam-vähem üle. Ja siis see mingil määral tegi asjad palju kergemaks. Palunud. Vihmaga need juured on ikka täielik ropus.
siin pidi jälle sõitma natukene,